Tšau, et siin vahepeal kerkis selline vaimne küsimus, et kas Buda ja Krishna, et kas nemad olid tavalised inimesed ja et kas ainult see Jeesus oli nagu päris Jumala kehastus. Ja kui me loeme Guru seletusi selle kohta, Srila Prabhupada seletusi, siis me leiame, et Krishna ja Buda ja Rama, nemad samamoodi olid Jumala kehastused siin planeedil. See on ka Bhagavad Gitas kirjas, et rumalad inimesed arvavad, et Krishna on tavaline inimene, aga tegelikult on Jumala kehastus, kellel on siis õnnekeha, kes siis kiirgab õnne kõikidele. Et see on teatud grupi inimeste hulgas on siis see nagu tavaline teave, mida ei pea seletama, ja teatud grupi inimeste hulgas on siis see teave, mida neil ei ole. Ehk siis, kes ei ole järginud taimetoitlaste guru, need arvavad, et nad teavad ise nagu paremini. Ehk siis neil puudub pühendunud suhtumine gurusse. Ja selle tõttu nad siis on kaotanud nagu selle tee valgustusele. Ehk siis tee valgustusele käib niimoodi, et sul tekib pühendunud suhe guruga. Ehk seda kutsutakse ka guru jooga. Ehk siis sul on valgustunud meister, valgustunud guru. Ja kes siis juhendab sind ja kelle juhiseid sa siis pead täpselt täitma. Ja niimoodi sa siis arened ja jõuad ka ise valgustusele lõpuks. Ja